lähme siis nüüd edasi meie tänase viimase ettekandega, et Meelis sai meil hommikupoole 2 korda laval käia ja nüüd sa saad siis rääkida ka lõpuks ometi. et räägi siis oma kogemusest, et kuidas see mahetoidu edendamine või mahetoidu kasutamise edendamine siis ka sind motiveeris edasi toimetama. Aitäh. Ja pult. Tere, mina olen Meelis Mõttus Metsavenna turismitalust. Võrumaa või seal lõuna pool mind paljud tunnevad ja mul on vaja ennast tutvustada. Ja ega mu igapäevane töö ei ole ettekandmine, et selles mõttes mul on siuke slaidiprogramm, aga ma ikkagi ennast natukene tutvustan ja siis räägin sellest, kuhu me jõudnud oleme sellest koolipiimast ja lõpetuseks näitan paar slaidi sellest, millest me unistame seal Eestimaa kõige kaugemal nurgas. Tahaksin siiralt tänada seda Antsla kooli direktori asetäitjat, et uskumatu. Ma täpselt kõik ei tea, ma olen küll kuulnud, et seal Antslas on kõik super, täna kuulsin. Ma loodan, et te saate meie piime sama hinnaga, mis Tartu koolid saavad. Et see on üks põhjus, mille pärast AMF müüb, mida sa siin ise ka ütlesid, et sa tahad, et seal piirkonnas toimiks nende inimeste vahel kõva koostöö, kes seal reaalselt elavad veel täna. Et sellepärast on see AMF ka meil seal vahel. Isegi 5 kilomeetrit meie farmist on kool, kes ostab ka läbi AMF-i. Aga ma usun, et sama hinnaga, et selles mõttes meil on oma vahel niimoodi tehtud. Aga palju läks vist. Et selles mõttes ma olen siin siuke veteraan, et tegelikult on noor põlvkond juba peale tulnud ja teeb minu tööd seal edasi, et nii kui siin kuupäevast näete, siis selle aasta või järgmise aasta 24 veebruar saab 30 aastat Metsavenna pood vanaks. Selle poe see pood hakkas siis toitlustamisega tegelema 30 aastat tagasi ja selle poe kõige suurem suhkru müügi nädala käive on 135 tonni. Sellepärast, et ta oli vahepeal 2 piiri vahel. Eesti ja Läti piiri vahel see periood, loomulikult sellised perioodid, õnnelikud perioodid ei ole kunagi pikad, neid peab ära kasutama ja raha õigesse kohta panema ja siis on kõik hästi. Et lahtist piima hakkasime müüma siis, kui me käisime piima väike meie Reide Liiduga ümber maakera ringi, riik toetas seda tegevust alguses 90 ja järjest vähemate protsentidega, aga ma ei olnud siis veel piima ümbertöötleja, me oleme lihtsalt piima tootjad. Aga häbi oli, et nii palju see riigiraha ära kulutatud ja ma ei jõudnud ise kunagi oma tööstuseni hakata ja Marid ja kõik teised piimatootjad muudkui surusid takka ja mul oli endal ka häbi, et nii palju riigiraha on ära kulutatud ja ainult müüme valijale piima. Ja siis hakkasime oma poes müüma piima. Mai 2016. Ma ei tea, miks ta korraga 2 edasi läheb, aga midagi ta siin hästi kiiresti läheb edasi millegi pärast. Või vales suunas või? Tagasi saanud. Nii. Jah. Aga ikka läheb palju. Korraks keskele või? Palju läheb edasi millegi pärast. Hästi palju läheb edasi. Aga sul ongi see järgmine slaid? Jah. Nii. Et oma poes hakkasime siis müüma ja põhjus on kõigil teada, kes piimaga tegelevad. Ega tegelikult on teistel valdkondades sama viga, et kui sa tegeled väikeste mahtudega, siis sul ellu jäämine on suhteliselt keeruline, sest piimakombinaadid ostsid ikkagi väga odavalt seda piima. Loodeti riigi peale, aga alguses ise ka, aga lõpuks ikkagi sain aru, et ise peab tegema midagi ja ainult enda peale loota, et siis on kõige kindlam. Ja niimoodi hakkasimegi tegutsema, et hakkasime seal siis mitte ainult oma poes, aga siis Võrus, Omamäki laada peal. Ja seal on näha meil siis piim käes. Kui halb aeg on, siis tuleb sellist nägu teha. Et siis kindlasti liigub kiiremini edasi. Ja seal ongi natuke aega läks edasi ja juba me saimegi Noprile konkurentsi pakkuda ja seal on mul 2 auhinda käes Omamäki laadal. Parim toiduaine oli raklett ja kõige atraktiivsem telk, kus seda pakuti või toitu pakuti, oli meie telk. Ja see oli meil väga suur tunnustus, kui omad inimesed
no need, kes Laada külalised olid, need andsid numbreid nii nagu tänasel all, et see oli väga suur tunnustus ja see jälle innustab ikka edasi. Ja siis natuke aega edasi, 16 oli siis piima, hakkasin siis 19, 24 veebruar jälle Eesti Vabariigi sünnipäev ja meie rei avamine. Lüpsi lauda juures ehitasime meie rei. Oma rahaga toetusi kuskilt ei saanud, sest meil majanduslik seis oli liiga kehv. Ja meil ei antud toetusi. Aga kirik, ja loomulikult, kui sa meie reid teed, me olime palju käinud üle maailma ringi vist 7 erinevas riigis, kõikides nendes kuulsates Lõuna-Prantsusmaal, Šveitsis, Itaalias, Soomest, Rootsist ja ääremaades. Ja siis me kogu aeg vaatasime, et mismoodi võimalik on elada ääremaal, kui sa oled piimakasvataja. Ja siis, üks võimalus on see, et sa teed kõva juustu ja loomulikult sa pead tegema seda, mis koha peal kõige kuulsam asi on. Nii et kui sa Võrumaal või seal, ütleme seal Setumaal, Võrumaal tahad juustut või piimast midagi tegelema hakata, siis ei ole võimalik, et sa sõirast lähed mööda. See ei ole võimalik. Ja nüüd selle sõiraga meil on palju vaeva näinud. Sellel sõiral on niisugune märk peal, mida ühelgi teisel Eesti toiduaineil ei ole. Selle märgi peale saamine läks 4,5 aastat, tehke järgi. Nüüd läheb kindlasti kiiremini, sest ministeeriumil on kogemust ja need, kes meid aitasid, nendel on ka kogemust. Ja siis hetkel on täna need asjad siin, mida me siis seal koha peal nagu toodame, et siit on kohupiim veel puudus, mis siin oli ja piima, toorpiim ja mahepiim on ka veel siit slaidi pealt puudus, aga ma lihtsalt näitasin nüüd jõuda siis selle asjani, millest meil täna juttu vaja teha. Et kui 19 oli meie rei avamine, siis 20 september sõlmiti mahekokkuleppe ja kui nüüd seal on see inimene puldis, siis minister enne ütles, et ega poliitikuid usaldada ei saa. Poliitikuid tõesti ei saa alati usaldada, aga poliitikutel ümberringi on siuksed inimesed, näiteks siin on praegust ka meil üks selline mees, kelle juttu võib rohkem usaldada. Et kui seal Võrus oleks olnud seal laua taga ainult poliitikud, siis mina ei oleks ka neid uskund, aga seal oli arendusosakond ka ja siis ma neid kõiki inimesi tunnen. Aga 2 minutit on nendel nüüd aega. Kui ma seda videot nägin, siis ma julgesin järgmisi samme edasi tegema hakata. Täna on märgiline see, et ikkagi 5 omavalitsust ja Võrumaa Arenduskeskuse Setomaa Liit sõlmivad ühe mõõdetava kokkuleppe, ehk siis aastaks 2024 oleks 20% haridusasutuste toidu toorainest mahe. See mahe kokkuleppe tähendab seda, et me töötame koos meeskonnana ja kindlasti seame endale kindlad eesmärgid, kuidas siis tervislikku ja mahedat toitumist Võru maakonnas edendada. Et kõik need õppeasutuste kokad vajavad koolitust, nad saavad koolitust ja juba on saanud. Me vaatame ühiselt kaasaegseid menüüsi, vaatame, kuidas tuleb pakkuda toitu lastele. Me tõstame üles kokkade nagu professiooni või nende ametit, sest nad on ju ühed tähtsamad inimesed meie lastele. Ma väga tahaks, et kohalikud tootjad rohkem jõuaksid siis selleni, et nad tahaksid, et need tooda oleks mahe. Et siis on see minu meelest see, et toit on ka värske, et ta on transpordikulu mõttes keskkonnasõbralikum, et sa ei pea selline palju raha kulutama. Nii et need eesmärgid ei ole mitte ainult mahetoit üksinda, vaid ikkagi, et see oleks kohalik ja mahe ja loomulikult tervislik ja loomulikult ka maitsev selle juures, et laps sööks, et toidujäätmed ei tekiks. Peab hakkama kõvasti tööd tegema. Et tuleb seda tutvustada ikkagi koolidele, hoolekogudele, kuidas nad selle kõik omaks võtavad ja lõppude lõpuks leida siis ka mingisugused rahalised katted. Ja kuna Võru on lastesõbralik linn, siis et mina olen veendunud, et mahetoit on kasulik, tervislik nii lastele kui ka keskkonnale, siis see on õige suund. Minu kogemus on täna seda, et linnades elab tohutu palju sellist perest, kes tegelikult seal elada ei taha. Ja nad ei oska otsustada, kuhu minna. Nüüd on vähemalt meil üks selline tõmbenumber konkurentsieelis. Me oleme kogu maakonnas kokku leppinud selle, et tulge meile elama. Me toetame teie lapsi ja teie tervist.
et sellised siis Eesti kõige äärepoolsemad poliitikud on ja ma jäin nende juttu uskuma ja võtsin riski teha investeeringuid. Hakkasin pabereid ajama. Alguses meil oli niimoodi, et me müüsime toorpiima mahedana, aga kõik, mis meie reis tegime, oli mitte mahe. Sellepärast nende paberid ajamine oli suhteliselt keerulisem ja realiseerida ei olnud kindlust. Aga pärast seda me hakkasime neid pabereid ajama ja aasta hiljem sai meil see Meieri tunnustuse ja juba natukene hiljem, võib-olla mõni kuu pärast seda 21. aasta lõpus me saime juba Venemaalt plaatpastorisaatori kätte, mis on siin näha. Ja praegust ei julge küll kõvasti öelda, kust sai ostetud, aga juba ütlesin välja. Aga see on nüüd selline seade, kui ei oleks need poliitikud seda otsust vastu võtnud, siis seda seadet ei oleks tulnud, sest Eestis on sellised seadused, et pastoriseerimata piima kooli müüa ei saa. Ja siis ma lihtsalt tegingi selle investeeringu. Ja siis jaanuaris seesama AMF, kellest siin Antslamees rääkis, kes neil käib 3 korda. Meil on temaga palju juttu ja temaga me alustasime. Tegelikult me tegime inimkatseid naaberkooliga ka enne AMF-iga suhtlemist veel. Et millest me kuskil pilte ega midagi ei ole, aga kui ausalt öelda, siis me proovisime ikka ära, mis lastele meeldib ja kas see piim meeldib ja küll ta oli liiga rasvane ja homogeniseerimata, et oli vaja loksutada. Aga tegelikult on see piim siis ikkagi super hea ja väga luks ja 10 päeva on säilimisaeg. Nii et jaanuaris hakkasime AMF-iga koostööd tegema, seal on 380 piima. 5. september samal aastal. Siis kui vahepeal riik tuli ka appi, tegelikult hakkas see riigi abi jutt pihta juba selle sama maikuus või varem isegi märtsis. Ja siis maikuus, sel 2022 mais, me tegime ühe katsekuu Tusmaniga, Tartu Tusmaniga, et kuidas, mis kell ja nii ja naa. Ja 5. september 1400 liitrit. Rohkem sinna bussi panna ei tohi, tegelikult ei tohi niigi palju panna. Aga esimese otsa asjad lähevad Võrus maha. Ja me ei ole ise ühelegi koolile, see on 3,5 tonnise täis massiga buss, paberite järgi just kui toib, aga kui politsei kaalu alla paneb, siis aga enne Võrut loodame, et neid ei ole. Aga tegelikult on niimoodi, et me ei ole ise otsinud ühtegi kooli, kuhu piima müüa. Need samad koolid on ise meid otsinud. Tartu läks siit ära, aga tõesti suur ja siiras tänu Tartu mitu aastat käis meile ka peale ja helistas ja otsis meid. Aga nüüd on niimoodi, et nüüd on need koolid ka meid otsinud ja me ei ole kõikidele koolidele, sinna bussi lihtsalt ei ole võimalik rohkem panna. Ja aga need, et 2 bussitäid Tartusse on ka jälle liiga palju nädalas. Aga nüüd, kui me saame, varsti ma näitan, et neid koole tegelikult, kes tahaksid täna veel piima osta meie käest, neid koole on rohkem. Aga siin on nüüd konkreetselt need koolid, kes järgmise teisipäeva hommikul, kõige virgemad kohad on kella 6:30 kohal. Et siis on meil buss kohal esmaspäeval lüpstud piimaga. On teisipäeva hommikul kell 6:30 meie buss ja annab lasteaeda piima. Ja siin on praegust täpselt see nimekiri, mille järgi buss siis hommikul sinna sõidab. Tegelikult on sinna 19, aga AMF hulgi on Võrumaal, tema siis jagab seal laiali. Ma ei tea täpselt mitmesse kooli ja mitmesse lasteaeda ta jagab, aga ma arvan, et need kõik saavad võib-olla sama hinnaga. Ma ei tea, küll meil AMF-iga oli küll kokku lepitud, et kui nad väga palju juurdehindlust logistikast võtavad, siis me peame ise kohale. Ma usun, et ta ei võta liiga palju. Et see on selleks, et seal Võrumaal lihtsalt saada hakkama. Uus buss on selline, millest me jaanuaris maksime esimese sissemaksu ära. 17. november jõudis see Paldiski sadamasse see buss. See on täis elektriline buss. Ja me hakkame sellega, tahame hakata vedama vähemalt kuni Tartuni. See bussiga põhimõtteliselt paberite järgi saab 330. Ei ole kogemusi, arvan, et kui Tartusse saab ära sõita ühe otsa 110 ja võib-olla suvel ka tagasi, et siis on super luks. Selline on siis, mis ma eile õhtul sain.
neid klepekaid, ma pean siin ütlema veel, mis siit vaja muuta on. Need mahenaised tegid mulle ettepaneku, et öko Eesti märk peaks kuskil olema ja Euroopa Liidu mahemärk peaks veel kuskil olema, et 2 päeva ma saan veel muudatusi teha ja siis on see reaalsus, et ennem jõule me sõidame sellise bussiga ja viime Tartu linna kooli piima elektribussiga. Ja selle elektribussi akud on täis laetud 1909 ehitatud hüdroelektrijaamaga. Ja seal on puuhambad on näha, et need puuhambad, ma arvan, et need puuhambad veel selle kuu lõpuni peavad vastu. Meil on proteesid, üks protees on olemas plastmassist, üks prototüüp Lätis 3D printeriga välja prinditud, aga me ei ole viitsinud seda seisma panna ja katsetada, kas äkki on vaja seda 3D'st midagi muudatusi teha, siis kui prototüüp on olemas. Aga see on täna reaalsus. Et täna on palju siin räägitud 20%. Tegelikult on nii, et kui me suudaksime teha neid asju, mis siin on rasvaselt trükitud ja meil on olemas võimekus kõiki neid asju teha. Meil on kõik seadmed olemas. Siis kui me piimakauba viiksime kooli, siis see 20% oleks täis. Koolidega. Ma olen võtnud palju nende koolitustest osa ja õhtusöökidest ja autasustamistest ja kust neil üritused on 2-3 aasta jooksul, mis seal kohalikel koolidel on, koolikokkadel. Et siis, aga sellega on selline teema, et täpselt nii nagu kõikide teiste asjadega, et ega see mõtled küll, et on maru lihtne viia väike ettevõttel, et piimagi praegust viia bussi peale nad palju mahu, aga vahest on 35 kraadi väljas külma teisipäeva hommikul, siis kui ma Tartusse kella 4:30 jõuda. Vahest on 35 kraadi, 35 kraadi mai lõpus ei ole, aga 25 võib olla. Et sul peab olema võimalus. Meil ei ole kunagi olnud niimoodi, et me oleme ütlenud, et me ei saa piima tuua. Me oleme 3 või 4 aastat poodidesse ka viinud. Et meil on alati lahendus olnud olemas. Ja nüüd me selle uue bussi peale ka loodame. Et siin on need küsimused, millele me tahaksime saada vastuseid ja me oleme neid vastuseid koolikokkade käest küsinud ka, et sellised lihtsad küsimused ja siis on võimalik meil hakata neid asju tootma. Me oleme ostnud neid seadmeid, lisaks sellele pastorisatorile ka veel muid ka juurde. Aga üks asi, mis mul jäi enne vähekene tagasi näitamata, on see veel üks siuke asi, mis selle bussi juures ka praegust tervislikud piima- ja juustutooted kogu perele. Sellest oli täna ka siin palju juttu. Ma pean ilmselt selle sõna seal ära muutma, sellepärast, et kui ma seda sõna seal ära ei muuda, siis Veterinaar- ja Toiduamet ei vaata minu peale eriti positiivselt. Sellepärast, et nad ütlevad, et ma pean tõestama, et see piim oleks justkui tervislik. Aga et kuidas sa tõestad? Meil tehakse kogu aeg neid proove. Meil ei ole ühtegi lubatud piirides pestitsiidi, herbitsiidi, ühtegi jääki lubatud piirides ei ole. Teistes piimades on. Ma ei tea, kas see siis on tervislikum juua sellist piima, kus ei ole lubatud piirides jääke või on selline piim siis tervislik, kus on lubatud piirides jäägid. Et ma olen mingitel aruteludel välja käinud sellise sõna toppingu vaba piim. Et kas siis inimesed saaksid ja see on ka, et siis piimast ja nendel piimal on nii palju termineid, on tervislik piim, maapiim, mahepiim, varmipiim, parim piim, parem piim, puhas piim, kõige puhtam piim. Ma ei tea, mis tähendab kõige puhtam piim. Kõige valgem piim. Et see on täiesti reguleerimata ja see on täitsa imelik, et ma ei oskagi öelda. Et see on nagu minu jaoks olnud siuke probleem, mis on tegelikult lihtne asi, aga ilmselt me paneme selle tervislikud asendame seal ära, et 100% öko.
näiteks. Et siis on ka võib-olla inimesel, ja siis ei saa ka veterinaaremad öelda, et see ei vasta tõele. Et siis see vastab tõele, selle jaoks tehaksegi proove. Ja siis, no millised köögist meie unistame, et kui me viimasel, kes käis siin, piimatootjad olid viimasel sellel piimafoorumil käis, siis ennustati küll Eestis sellistele väikestele ettevõtjatele sellist tulevikku, et saab ikkagi lasta lehma sügada ja et need väiksed saavad jääda, siis on turistidel, kus lehma sügada, et suurte päralt on nagu tulevik, aga ma ei ole päris nõus sellega. Mina arvan, et sellised farmid peaks ka olema Eesti unistus. Selles 5-tonnises vaskkatlas on võimalik teha näiteks lüpsisoojast piima. Lüpsisoojast piimast maailma parimaid juustusid. Lüpsisoojaks piimaks peetakse seda, mis on, ütleme, mitte kauem kui 2 tundi pärast lüpsi. Kui sa tahad korraliku Comté Gruyère'i teha, siis on mitte kauem kui 10 tundi pärast lüpsi. Sul ei olegi tehnoloogiliselt võimalik kvaliteetjuustu teha, kui sa ei suuda seda värskest piimast teha. Ütle üks kombinaat Eestis, kes praegust suudab alla 24 tunnist piima kasutada. Selliseid kombinaate ei olegi Eestis. On ainult väiksed meiereid. Aga see, siis on, näed, järgmine pilt on selline ladu, millest me unistame. Miks Eestis ei oleks võinud olla selliseid ladusid? Siin laos ei ole ükski juustu hulgi hinna kilo alla 20 euro. Siit ei saa mitte keegi, ükski inimene, omad tuttavad ei saa ka alla 20 euro juustu kätte. Meie saame Hollandist, tuume sellised rekka täit 3,90 kilo. Ja siin ei ole ühtegi juustu, kus oleks lehm andnud üle 5 tonni piima. Aga meil unistatakse sellest ja me saamegi 12 tonni lehma kohta ja jälle 100 uus 5-nurk otsa aktuaalsesse kaamerasse. Ja tunnen sellest rõõmu, ma ei saa sellest aru. Ma elan teises, ma ausalt ei saa aru. Ja mida meie siis ise seal nagu oma arust seal siis ääremaal väärtustame. Loomulikult, mina olen sellises vanuses ja ma ei ole selline, ma mõtlen ka globaalselt ja tahan ka maailma päästa. Aga ma tahan ise ka elada. Ma tahan seal, kus ma Vasseroosas elan, ma ei taha, ma tahan seal ise ka elada. Ma tahan, et seal on loodus puhas, ma tahan, et seal inimesed elavad, ma ei taha, et seal turistid tulevad ja on traktori roolis. Ma tahan, et kohalikud inimesed on, kellelgi lapsed käivad kohalikus koolis, töötavad traktori peal ja laudas. Meil on kõige suurem väärtus on see, kui suudad niimoodi teha, et lastele meeldiks ja nad tuleksid tagasi või oleksid siis seal edasi, kes veel ei ole ära läinud. Ja mul on eesmärk selline, et need esimesed on täidetud, et mineraalväetisi, mürke, antibiootik, GMO-d me ei kasuta, aga fossiilseid kütusteta me täna läbi ei saa, aga me liigume sinna. Me liigume päris jõudsete sammudega. Meil on seal kaupluse ees on elektrilaadija ja saame selle elektribussi kätte ja seda hüdroenergiat ka. Praegust me saame sealt 11 kilovatti, aga selle jõe potentsiaal on 100 kilovatti ja üks inimene tuleb, üks magistrikraadiga Archimedese kruvi tegija, kes on täna Rumeenias, ta tuleb detsembris tagasi ja siis ta hakkab meil seda Archimedese kruvi sinna siis paigutama. Nii et me tahame ise siin elada, Eestis elada ja me arvame niimoodi, et ükskõik kui palju me sealt hektari pealt seda ei võta, me ei suuda maailma päästa. Meil on väiksem eesmärk ennast päästa. Siin on üks suur unistuskarbi sees, siin nurgas, puskariga pestud EPOS. Tahtsime teha, tegime projekti, et läheme EPOSega Pariisi. Sellega me oleme mitu aastat tegelenud, see nimi on kaitstud meil ja Maaülikool ja seal oli palju Biotsitsi ja Prantsusmaalt, Itaaliast ülikool ja kõva projekt oli valmis. Aga siis tuli COVID ja Metsavenna talu puidutööstuse pidin turismitaluga liitma, muidu oleks turismitalu maamuna pealt ära katunud.
ja siis MTAH kood muutus Metsavenna talul ja siis ei kvalifitseerunud enam. Et muidu me oleks võib-olla selle EPOsse 4 aasta pärast Pariisis olnud. Et kõik eeldused olid olemas ja kõik koostööpartnerid olid olemas. Aga ega see ei tähenda, et meil on ennengi olnud robotlauta ka 3 korda proovisin ja 4. korral sain. Et see ei tähenda, et ei tasu katsetada, et kui 1 kord välja ei tule, siis tuleb lihtsalt head nägu teha ja oodata, kuna hakkab paremini minema. Aitäh! Sulle! Sinu ettekandeid on alati väga tore kuulata, et me saame südamest naerda ja tõesti, et sa suudad teisi innustada. Meil on küsimus Tiidult, et kas oled mõelnud ka laktoosivaba piima suunas? Kui me hakkame tegema, meie kõige suurem unistus on sellised juustud, nagu seal keldris olid. Kui päris ausalt ütlen, siis mu kõige suurem unistus on sprint. Sprint on selline juust, mille valmimisaeg on 24 kuud, realiseerimistähtaeg 10 aastat. Kui me selliseid juustusid suudame teha, siis meil ei ole laktoosist absoluutselt mingisugust juttu. Kõvadel juustudel ei ole see üldse probleem. Et selles mõttes eraldi kuskilt laktoosi välja kakkuma, me tahame jah, selles suunas liikuda. Ja ideaalne olekski see, et see koolipiim on siis talveperioodil ja suveperioodil oleks siis ladu, kõva juustu ladu. Aga meil on praegu see, et ei ole ladu. Itaaliasse vedasime, aga seal ei ole mahetunnustust, sinna saime praegu vedada. Venemaalt maksime 2 konteinerladu kinni siia maani seal. Ootame, millal Putin pukist maha tuleb. Pool on makstud, aga nii on. Too on reaalsus täna ja meil ei ole kuskile juustu teha. Aga nüüd need meetmed tulevad ja võib-olla me kamba peale, me oleme siin unistanud. Meie Reide Liidus on õhtusöökide ajal on sellest kunagi juttu, et kui mõni meede tuleb selline, et teha ühine kelder kuhugi Eestisse, kus siis saaks laakerdada, et siis, aga kuna see reaalsuseks saab, ei oska öelda. Aitäh, ma saalist käsi ei näe, aga ma soovin sulle jätkuvalt jõudu ja sära silmadesse ja tule kindlasti meid ka edaspidi siis innustama. Et suur aitäh sulle! Aitäh! Ma loodan, et uudiseid kuulate siis, kui elektribussiga hakatakse tagaukse kaudu eksporti tegema piimatoodetel. Et see võib olla 2023 reaalsus, et sellest ma ise unistan, et siis saab suurematel ka näidata, mis tegelikult on ka võimalik teha. Aitäh! Aitäh! Nii, enne kui ma konverentsi lõpetamiseks ütlen 2 lauset, siis ma annan veel sõna Airi Vetemaale. Ja aitäh, et mul on nüüd väga hea meel teada anda see, kuidas teie siis tänast mahetoodete valikut hindasite. Ja tõesti, nagu Angeelika ka ennem ütles, et eestlased on piimarahvas, siis see jätkuvalt leidis kinnitust ehk, et kõige rohkem hääli anti Uustla talu grilljuht. Aga väga tihedalt kannul oli teine juust, ehk siis raklett ja metsavend.